Tere hommikust siit Brüsselist Euroopa Parlamendist on 2. oktoober, neljapäeva hommik ja kell on 9:30 kohaliku aja järgi ja kohe varsti hakkan liikuma lennujaama tagasi lennata Eestisse, et teha valimiskampaaniat. Kuid mis on toimunud viimastel päevadel siin Euroopa Parlamendis Brüsselis, nii nagu ma olen alati üritanud teavitada ja ülevaadet anda nii olemasolevatele valijatele kui tulevastele valijatele kui oponentidele kadestamiseks, siis see nädal ei ole olnud komisjonide nädal, kus komisjoni istungid toimuksid, mis tähendab seda, et on olnud väga palju kummivenitamist, mis omakorda on andnud rohkem muidugi aega, et keskenduda Eesti asjadele, sisepoliitika küsimustele ja seal oleks rääkida, ma usun, et homme õhtuni. Aga mõned asjad on siiski toimunud. Nimelt eile oli mul väga isegi meeldiv kohtumine Riigikogu ametnikega. Nimelt Riigikogu ametnikud, kes siis on, kuidas öelda, assistendid või nõunikud Riigikogu komisjonides, näiteks õiguskomisjon, põhiseaduskomisjon, keskkonnakomisjon ja nii edasi, siis nende delegatsioon oli siin 2 päevaks külas Brüsselis, kus nad kohtusid ka muude esindajatega ja Euroopa Liidu ametnikega. Aga lisaks oli kohtumine 2 Euroopa Parlamendi liikmega eraldi, et enne mind kohtusid nad Jüri Ratasega ja kohe peal seda minuga ja meil oli selline peaaegu tund aega väga viljakat vestlust sellest, et mida Euroopa Parlament päriselt teeb, mis on see tegelik mõju, mis on Riigikogu liikme ja Euroopa Parlamendi liikme vahe. Ja loomulikult sain rääkida võib-olla otsekohesemalt ja ausamalt oma nägemust Euroopa Liidu tegelikust olemusest ja ka võib-olla sellest suurest mullist, millest räägitakse siin Euroopa Parlamendi puhul, et Euroopa Parlament käsib, laseb ja poob ja see on ülivõimas asutus siin, kuigi tegelikult Euroopa Parlamendil mingisugust algatusõigust ei ole, õnneks. Kuigi on väga palju föderaliste, kes raiuvad, et Euroopa Parlament on otse inimeste poolt valitud demokraatlik asutus, peab andma rohkem seaduse algatusõigusi ja ka nii, nagu ma ütlesin ka eile Riigikogu ametnikele, et siis see võim ja õigus tuleb ju kellegi arvelt. See tuleb rahvusparlamentide arvelt, Eesti puhul Riigikogu arvelt ja see kindlasti ei tee nagu asja kuidagi meeldivamaks, kui me suuname seda võimu veelgi rohkem Brüsselisse, et täna Euroopa Parlament on nagu parlament ja nagu parlament ei ole kah. Et ta on selline liikmesriikide Euroopa Komisjoni vahel eksisteeriv asutus, kes üritab mingit mõju avaldada, aga õnneks on liikmesriikidel, kui neil vähegi mune ja selgroog jätkub, on alati võimalik ikkagi öelda kindel ei, et me ei soovi seda ja kui on isegi mingisugune suurem surve, siis kui piisav hulk riike on vastu, siis mingit asja vastu ei võeta. Seega meil oli väga tore kohtumine Riigikogu ametnikega. Nad küsisid minu käest ka, et mis on minu 3 top prioriteeti, millele siin keskenduda, siis kui ma ütlesin neile, et kui mul oleks 1 päev ainuvõim kogu Euroopas, siis esimene asi, kõik illegaalsed immigrandid tuleb tagasi saata päritoluriikidesse, millega me lahendame ära väga palju sotsiaalseid ja julgeoleku ja turvalisuse probleeme. Teiseks tuleb tõmmata täielik liips peale rohepöördele, mis on täielik fanatismi ideoloogia, millega me tapame ennast majanduslikult ja tapame enda tööstust. Ja kolmandaks loomulikult demograafia, sest me lihtsalt sureme välja. Eesti demograafia on 100 aasta suurimas kriisis, aga ega olukord pole parem ka siis Saksamaa või Prantsusmaa või Itaalia rahvastega või teiste Euroopa rahvastega, kes lihtsalt surevad välja, aga laste saamisest või perekonnapoliitikast rääkimine on tabu, kuna siis öeldakse, et ega naised pole sünnitusmasinad, aga kui räägitakse jällegi immigratsioonist, siis öeldakse, aga meil on immigrante vaja, kuna me oleme väheneva rahvaarvuga kontinent. Kinni saba lahti, tore. Igastahes ja järgmine asi, millega me tegelesime, on kirjalik küsimus Euroopa Komisjonile. Selle me plaanime esitada siis täna pärastlõunal ära. Me oleme kogunud allkirju. Nimelt peale seda, kui siis 3 Vene hävituslennukit rikkusid Eesti õhupiiri, millele siis NATO hävitajad siis reageerisid protseduuri reeglite kohaselt ja ma arvan, et adekvaatselt reageerisid, aga peale seda loomulikult Kaja Kallas ja von der Leyen ja kõik teised tulid välja sellise karmi hukkamõistuga, karmi sõnumiga, et see pole aktsepteeritav. Euroopa Liit peab ühtselt vastama. Ja siis me küsimegi kirjaliku küsimusega Euroopa Komisjonilt, et milline see vastus siis täpsemalt on. Et kas ootame järgmist korda ja teeme ilusaid deklaratsiooni ja avaldusi sotsiaalmeedias, ütleme, et ei, me mõistame karmilt hukka. Või on ka mingid reaalsed meetmeid, kuidas mõjutada Venemaad mitte rikkuma Euroopa Liidu või NATO liikmesriikide õhupiire. Ja loomulikult pakume välja ka lahendusi, et kas Euroopa Liit või Euroopa Komisjon õigemini ei näe vajadust toetada just nimelt Venemaaga piirnevate riikide õhutõrjet, õhutõrje arengut, kaitsevõime kasvamist, sest et praegu sisuliselt sellist rahalist toetust ei ole, kuigi me tegelikult kaitseme ka ülejäänud Euroopat. Eesti on üheks osaks Saksamaa ja Venemaa vahel.
ja loomulikult siis küsitakse kohe, et kus see raha tuleb, kas me peame laenu võtma, makse tõstma, siis loomulikult oma kirjaliku küsimusega kohe pakume välja ka lahenduse, et kas Euroopa Komisjon ei näe näiteks mõistlikku võimalust, et roheideoloogiale suunatud rahadest kas ükskõik, kui nad pole nõus, vähemalt mingi protsent võiks suunata hoopis tarvilikele asjadele, nagu näiteks kaitsevõime arendamiseks liikmesriikides. Et lõpetame äkki selle rohehulluse ära ja tegeleme päris asjadega, milleks on julgeolek, meie majandus, meie inimeste toimetulek. Seega täna või homme me saame selle kirjaliku küsimuse ära saata ja siis me peame ootama 6 nädalat, kuni siis Euroopa Komisjon vastab. Loomulikult tõenäoliselt väga kantseliitlikult. Lisaks me peame muidugi tänama ühte teist head kolleegi Eestist, Riho Terrast, kes ainsa teise eestlasena allkirjastas meie kirjaliku küsimuse, kuid selle küsimusega liitusid väga erinevad Euroopa Parlamendi liikmed erinevatest poliitgruppidest, nii meie konservatiivide reformistide grupist kui ka Euroopa Rahvaparteist, isegi liberaalsest Renew fraktsioonist. Minu meelest äkki oli isegi keegi ka üks roheline leedukas, nii et selline nii-öelda suht laia kõlapinda tekitav küsimus Euroopa Komisjonile, mille me algatasime. Kolmandaks on siin siis toimunud ettevalmistus järgmise nädala täiskogu istungiteks Strasbourgis. Eile ehk kolmapäeva õhtul tulid meile just lõplik päevakava ja päevakord. Näiteks teisipäeva hommikul on suur põhidebatt selle üle, kuidas me vajame ikkagi lõplikult ühtset turgu Euroopa Liidus. Ehk et me pole ikkagi jõudnud ühtse turuni, aga meil on vaja jõuda ühtse turuni, et paremini koos toimida ja majandus ajata kasvule. Lihtkeeli, maakeeli öeldes, meil on vaja rohkem föderalismi, et lahendada probleeme, mis on tekkinud föderalismist. Piltlikult öeldes. Ehk kui me oleme tapnud ära Eesti väikeettevõtlust ja põllumajandust sellepärast, et neile kehtivad samasugused regulatsioonid, mis on föderalistlikult peale surutud kõikidele Euroopa Liidu liikmesriikidele, aga Eesti turg on niivõrd palju väiksem, meie kliima niivõrd palju kehvem kui Saksamaal või Prantsusmaal, meie energiahinnad on kahjuks kallimad tänu Reformierakonna idiootsele majanduspoliitikale, siis loomulikult neid on välja suretatud ühtsel turul, kuna neile kehtivad samad reeglid, nõuded, regulatsioonid, aga turul peavad konkureerima nende samade suurtootjatega suurematest riikidest. Aga et seda probleemi lahendada, on meil vaja veel rohkem föderalismi. Ehk et iga normaalne inimene peaks aru saama, et meile pakutakse probleemide lahendamise asemel uusi veelgi suuremaid probleeme, mille tõttu kannatavad eelkõige just väiksemate riikide ettevõtjad, toidutootjad, põllumehed. Nii et saame näha, mis see debatt endaga toob. Kolmapäeva hommikul on suur põhidebatt siis sellel samal mainitud teemal, mis puudutab Venemaa õhupiiri rikkumisi Euroopa Liidu liikmesriikide vastu. Nad on õhupiiri rikkunud nii Poolas kui Eestis, ka Rumeenias ja et kuidas siis Euroopa Liit peab ühtselt vastama. No ma põnevusega ootan, millega see Euroopa Komisjon välja tuleb, millega siis see ühtne vastus täpselt seisneb. Kuna tänasel päeval on jätkuvalt Euroopa Liit suurim gaasiimportija maailmas Venemaalt. Me maksame miljardeid eurosid Venemaa majandusele selleks, et nemad saaksid oma sõjatööstust arendada ja Ukrainas sõda jätkata sisuliselt. Aga jälle heitatakse ja räägitakse, kuidas Euroopa Liit peab ühtselt vastama Venemaa provokatsioonidele. No tore. Sooja õhu vangutamine. Aga mis on oluline debatt kolmapäeva pärastlõunal peale hääletusi, on meie fraktsiooni konservatiivide ja reformistide poolt algatatud debatt, kuna poliitgrupid saavad algatada teatud ajavahemiku järel mingit debatte, millele peab tulema vastama Euroopa Komisjoni keegi volinik, vastav volinik ja meie algatatud debatt käsitleb Euroopa autotööstust. Just nimelt praegu veel kehtivad otsust, mille kohaselt aastast 2035 jätkuvalt praeguse plaani järgi alates sellest aastast ei tohiks siis enam müüa normaalseid autosid. Normaalseid autosid ehk bensiini ja diiselmootoriga autosid, vaid uusi autosid tohib müüa ainult elektrimootoriga. Ja kuna me teame, et see on kiirtee krahhi ja kaosesse, siis loomulikult me üritame avaldada mingitki poliitilist survet oma poliitgrupi poolt Euroopa Komisjonile ja ka teistele poliitgruppidele, et tulge nagu maa peale tagasi. Et me lihtsalt ei saa selle teemaga edasi minna. See on praegu hävitanud Euroopa autotööstust. Juba praegu on 10 000 inimesi koondatud autotööstusest ja see asi läheb aina hullemaks. Aga eks näis siis, millega Euroopa Komisjon vastab. Lõpetuseks aga valimistele on jäänud ainult 17 päeva.
kohalike valimisteni ja jälle ma kordan ennast, et kohalikud valimised ei ole ainult kõnniteede või lasteaedade küsimus, vaid see on palju suurem poliitiline küsimus. Milline erakond saab selle tugeva mandaadi rahvalt, et minna vastu juba Riigikogu valimistele 18 kuu pärast, märtsis 2027, et lükata lõpuks see kriminaalne jõuk Reformierakond võimult ja hakata uuesti taas Eestit normaalselt üles ehitama. Eesti majandust, Eesti energeetikat, Eesti perekonnapoliitikat, põllumajanduspoliitikat, maaelupoliitikat. Ja seetõttu, kui me vaatame täna reitinguid, siis ääretult oluline on toetada Eesti Keskerakonda, sest Eesti Keskerakond on paratamatult hetkel ainus jõud, kes suudab realistlikult lükata Reformierakonna troonilt, sest Isamaa on potentsiaalne partner loomulikult meile, aga Isamaa on olnud ka kõige enam valitsuses viimase 30 aasta jooksul koos Reformierakonnaga ja teiste puhul ma ei hakka parem rääkimagi. Seetõttu on ääretult oluline minna valima. Ma isiklikult kandideerin kesklinnas number 314. On muidugi olnud küsimusi ka, et mingi peibutuspart. Jätkuvalt ütlen, ei ole peibutuspart, olen praegu ka Tallinna volikogu liige 2 korda kuus, 4 päeva õhtuti volikogu istungid. Ei ole mulle väga suur koormus osaleda. Lisaks sellele ma ei saa mitte pennigi sellest tasu, et kui muidu volikogu liikmetel on ette nähtud ligi 1000 eurot kuus hüvitist, siis mina seda ei saa, kuna seaduse kohaselt, kui inimene on ka Euroopa Parlamendi või Riigikogu liige, siis eraldi hüvitist ta kohalikul tasandil volikogu töös osalemise eest ei saa. Seega, valides ka mind kesklinnas, võidab maksumaksja ja hoiab raha kokku, sest et minule midagi maksta ei saa selle volikogu töö eest. Mina soovin kõigile ilusat saabunud oktoobrikuud, ilusat sooja sügist ja kohtume umbes taas nädala pärast juba Strasbourgist, kui on lõppemas täiskogu istungite nädal. Olge terved ja näeme taas.